tere! Meil on ilus septembri algus, vaikselt on kool juba alanud ja selleks puhuks teemegi ühte väga toredat aasiapärast kurgisalatit. Mida meil selleks vaja on? Meil on selleks vaja kurki, suitsutatud lõhet, muidugi saab kasutada ka tavalist lõhet. Siis meil on siin rohelist sibulat, ingverit, küüslauku ja siis terve hunnik kastmeid, mis on siis riisijäädikas, siis natukene soja. Ja siis majonees. Ja nendele, kellele meeldivad teravamad asjad, on meil natukene sellist sriracha majoneesiga. Esimese asjana ongi meil vaja see kurk ära hööveldada. Ja ma pean teile kahetsusega ütlema, et üle maailma on päris palju lapsi haiglasse sattunud, et nad on selle asjaga ennast vigastanud. Ja üheks väga heaks näiteks on meil siin Otto. Kaotasin pöidla, näed. Ja tegelikult ei, kõik on korras. Ei ole vigastanud ennast, aga kui teie sellega teete, siis olge väga ettevaatlikud või kui ei julge, siis kutsuge vanema appi. Või pigem tehke siis ikkagi noaga, sest see on ikkagi kindel minek ja sellega on veits raske näpud otsast lõigata. Aga meil vist ongi nüüd kõik kurk ära riivitud. Midagi raisku ei lase. Ja järgmise asjana tulebki alustada meil selle kala tükkideks lõikamisega. Näete, saigi perfektselt. Ja me lõikame selle väikesteks tükkideks. Ja nüüd paneme selle lõhe, suitsulõhe siia kurgi sisse. See retsept põhimõtteliselt ongi, et segad kõik asjad kokku ja siis raputada agressiivselt. Veel mitte. Tibakene rohelist sibulat. Siis ingveri. Järgmiseks peame me seda sama riivimisprotsessi kordama küüslauguga. Siin on ka jälle näppude oht, aga õnneks mitte nii suur kui eelmise tööriistaga. Ja siis järgmiseks tuleks lisada need kastmed. Esiteks paneme siis siia törtsukese soja. Uisu! Järgmiseks läheb see riisijäädikas, siis wasabi. Kellele meeldib teravus, panevad natuke rohkem wasabit. Kellele ei meeldi, panevad natuke vähem wasabit. Sipakene majokat. Ja siin on ka alati ilmselt see, et kui sa oled ära raputanud ja mingi maitse on nagu veidi möödas, siis sa võid lihtsalt midagi juurde lisada. Sest ära võtta väga ei saa. Natukene seda sriracha majoneesi. Ja siis seesame seemneid. Ja tundub Aksel, et järgmise asjana ongi vaja raputada. Kas sa teeksid mulle selle au? Ja nüüd ongi Akselil vaja järgmised 24 tundi seda raputada ja siis on valmis. Tegelikult nii palju ei ole. Tegelikult umbes minutist äkki piisab. Ja asumegi maitsma. Ma pean ausalt öeldes ütlema, et kui ma seda retsepti esimest kord nägin, mu ootused ei olnud kõige suuremad. Aga see on tegelikult täiega maitsev. Ma soovitan teil kõigil kodus proovida seda, sest see on tegelikult seda aega väärt. Ja see aeg oli põhimõtteliselt paar minutit ainult. Sulle maitseb? Väga.